Hello, tere tulemast tagasi mu kanalile. Nagu lubatud Instagramis sai, siis tuleb Q&A ja ta tuleb tipsi versioon. Ja ainuke asi, mis sellest tipsi versioonist siis puudu on jook. Ta kohe lähen teen. Kosken Korva saatis mulle uusi erinevaid mingi kokteilimaterjali jaoks siukseid alkohoolseid jooke. Margarita maitset oli seal, siis oli Tom Collinsi maitset, ühesõnaga erinevaid kokteilibaase. Et ma lähen whippin ruttu midagi head kokku, tulen tagasi ja hakkame meikima. Ma lähen Kroonika meelelahutusauhindade peole ja ma näitan, mis mul seljas on. Mul on selline lõhikuga kleit. See on Asosest. Juustega on nüüd siuke probleem, et nagu see, mis mu pea taga toimub, ei ole minu probleem. Kas sa näed kuskilt mõnda pikendust? It's not my problem. Vai, ma lähen whippin ühe kokteili endale valmis and I'll be right back. Your girl is back. Ma panin shakerisse 2 senti kuldset tekiilat, 4 senti Kosken Korva Collinsi miksi, 4 senti passion fruiti siirupit, 2 senti sidruni mahla, shake'isin jääga kõik läbi, siia klaasi panin põhja ka jääd, kallasin selle shake'itud segu klaasi sisse ja mullivesi peale. See on hea. Seekord küsimustega te ei hoidnud üldse nii tagasi kui tavaliselt. Tavaliselt ikka nagu ei julge nagu küsida või ma ei tea, aga seekord te olete küll nagu giving it your all. Mis on suurim summa, mis ma olen kollabiga teeninud? Kui ma hakkan mõtlema, siis ma ausalt isegi... See oleneb, kas mingi kollabiga kohe kätte saanud või ajapikku nagu pika koostööpartneriga näiteks. Sest kõige suurem, mis ma kohe olen kätte saanud, on äkki kas 3000 või 3200 ma pakun. Fuck, ma unustasin primerit panna. Saame ilma hakkama. Pika aja peale ma pakun siuke rahalises väärtusest, no 5-6 tuhat eurot on kõige suurem, ma arvan, mis ma saanud olen. Ma firmas ei hakka nimetama, kes nii hästi maksnud on. Aga jaa, kuskil sinnamaale jääb. On kindlasti inimesi Eestis, kes teenivad rohkem. On kindlasti influencereid, kes teenivad vähem. Ja see ei olene absoluutselt isegi ole nagu sellest, kas sul on rohkem jälgijaid või vähem. See oleneb sellest, kui hästi sa oskad hinda küsida, kui hästi sa oskad ennast reklaamida ja kui kindel sa ise oled, et sinu sisu on just sellist hinda väärt. Tavalise ühe postituse eest on kõvasti vähem see hind, aga kui sa teed ikkagi siuke pikema koostöö lepid kokku, et mitu postitust, mitu story't, võib-olla kajastad mitmel platvormil, siis see hind automaatselt tõuseb ja muutub. Beauty Blenderi foundationit proovisin eile esimest korda, Bounce. Nii hea. Nii, teid päris palju huvitas mu suhe, mis ei ole üldse surprising, sest et mind huvitaks ka, mind huvitavadki kuulsuste, ma ei ole kuulus, aga nagu tuntud inimeste suhted. Küsimus oli, kaua oled praeguse elukaaslasega suhtes olnud ja kuidas tutvusite? Fun fact, meil saab 3 päeva pärast, 3 päeva pärast täis 1 aasta. Ehk siis ma ei tea, millal see video üles läheb. 11. juuni, tehniliselt vastu 12, et me otsustasime, et kumb iganes päev paremini sobib 11 või 12, et selle me tähistame. Aga 11 vastu 12 me läksime suhtesse. Ja kuidas tutvusime? Ma tegelikult tutvusin temaga juba 2,5 aastat tagasi äkki Tinderis. Ja meil jäi jutt pooleli, sest mina läksin siis suhtesse ja tema vist vahepeal ka
oli suhtes või teemas või midagi tal seal oli. Ja siis ma kustutasin Tinderi ära ja siis kui ma tagasi tõmbasin, siis ma avastasin, et ta on ka seal. Mina alguses ei mäletanud teda, ei tundnud äragi kohe. Ja tema kirjutas mulle, et noh, kas teeme lõpuks selle veiniõhtu ära või? Siis ma mingi, do I know you? Ja hakkasime uuesti suhtlema. Ja nii see läks. Mis on mu suveplaanid? Ma tahaks kindlasti veel ühele reisile minna, aga eks sellega näis, kuidas on. Praegu on siuke väga, isegi mitte 50-50, lihtsalt siuke mõte, et nagu võiks. Kindlasti ma tahan beach grindil ära käia. Lihtsalt nautida, võimalikult palju rannas käia, päevitada, mitte stressata selle üle, milline ma välja näen, et oi, ma saan siukest asju kanda alles siis, kui ma olen selline või selline. Just enjoy life. Võtta vabalt, avastada Eestimaad tahaks rohkem, käia erinevates siukestes nagu ägedates puhkamiskeskustes ja siukestes kohtades, see oleks mega äge. Aga jah, võimalikult palju üldse avastada, käia ringi ja nautida seda pisikest suve, mis meile siin Eestis antud on. Kuulsaim inimene su DM-ides. Muuseas, ma üks päev just Seidiga rääkisin sellest, et mulle on Mika Salo, Soome mingisugune vormeli või ralli või mingi siuke sõitja slaidinud. Ta on reaalselt, ma pakun mingi 50+. Ma pole talle vastanud kordagi. Siis nagu te teate, mulle on DM-idesse enne slaidinud Isaac Elliot. Kui ma olin mingi, issand, ma ei teagi, ma olin 17, ei ma olin 19 vist. Ja mulle tollel ajal slaidis inimesi palju rohkem DM-idesse kui nüüd. Ja siis just üks päev ma avastasin, et My Life Eva või Eva, see uus boyfriend Norrast, see pis ka mind mingi vahe ja tahtis muga kokku saada. Et ta on Soomes, saame kokku, ma pakun, et siis ma olin mingi 17, ei ma olin vanem. 18, võib-olla isegi veel vanem, võib-olla ma käisin ülikoolis juba. I don't remember. Aga jah, ma pakuks, nemad on siuke top 3. Ma isegi ei tea, mida see My Life is Eva boyfriend teeb. Ma tean, et ta on nagu tuntud, ta on vist DJ äkki. Kes on mul lemmik koostööbränd? Mul on mitu. Mulle meeldis väga, ma tean, et Karin Larven siin mingi aeg rääkis, et talle ei meeldinud Surfsharki koostöö. Mulle Surfsharkiga meeldis väga koostööd teha. Kiire, lihtne, straight to the point. Pidasid alati kuupäevadest kinni, olid hästi vastutulelikud kõigega. Siis Surfshark kindlasti. Ja Can't Forget About You. See, kuidas nad on meid siiamaale kõik kohelnud ja kuhu nad meid kõiki on viinud ja mis nad on teinud ja see koostöö on lihtsalt alati väga edukalt sujunud ja väga hästi läinud. Mulle väga meeldis Euceriniga koostööd teha ja Fitbitiga. Nendega oli ka siuke väga hea läbirääkimine, kõik oli teada, mida nemad minult ootasid, mida mina neilt ootan. Et enamjaolt ikkagi koostööd on positiivsed. Kõik, mõni üksik on seal siuke kaheldav või kui nad nõuavad mingit, ma ei tea, X asja. Ma ütleks top 2 on About You ja Surfshark. Hetkel lemmik Netflixi sari või film. Ma olen ikka veel põhimõtteliselt nii-öelda enda taga ootamas, et ma hakkaks Stranger Thingsi uut hooaega vaatama. Aga muidu Stranger Things on... me ennu nämblik seal. Stranger Things on alati olnud üks mu lemmikuid. Aga hetkel ma isegi ei vaata Netflixist, vaid ma vaatan netist järgi vampiiripäevikuid mingi, ma ei tea, mitmendat korda juba. Mul lihtsalt üks päev tuli hull tahtmine, tead. I need my dose of Damon. Ja siis ma hakkasin vaatama. Ja noh, mida me kõik praegu, ma olen kindel, bingime igapäevaselt, on Love Island. Mingi aeg Orange is the New Black mulle väga meeldis. Muuseas Kanal 2 hakkab Orange is the New Blacki näitama nüüd. Ma ei mäleta, mis päeviti, vist oli teisipäev 22.30. If I remember correctly. Nii et kui te tahate ka teada, mis asi on Orange is the New Black ja teil ei ole Netflixi, siis Kanal 2 näitab. Aga jaa, muidu
vampiiripäevikud, Always and Forever. Nad kadusid Netflixist ära, nad olid vahepeal Netflixis, aga enam ei ole. Nii et ma soovitan lihtsalt ringi guugeldada, kui pakub huvi, et mis asi see on. Guugeldada lihtsalt ringi ja küll leiab mingi saidi, kus seda vaadata. Mina ei hakka oma nippe siin avalikult jagama, pärast satun veel pahandusse. Omaga rääkides filmidest saate aru, ma olin kinos mingit filmi vaatamas ja enne seda on need reklaamid. Mu aegade lemmikfilm on Avatar ja Avatari teise osa treiler käis. Mul tuli pisar silma. No joke, mul tuli pisar silma. Ma olin mingi, oh my god. Ma olen reaalselt 11 aastat oodanud. Ja it's finally happening. Meik on hetkel selline. Ma arvan, ma teengi selle lineri ära. Mul on Suva Hydra FX. Ta fokusseerib Suva Hydra FX värvis Acid Drip. Okei, let's go. Ma pean selle lineri ära tegema ja siis ma saan edasi vastata, sest ma pean praegu keskenduma. Sellise lineri teen siis. That is so dope. Oh my god, I love. Okei, nad on natuke erinevad. Aga pole hullu, ma võtan seda nii, et nad on õed, mitte kaksikud. Nad on lähisugulased võib-olla isegi. Aga võtame edasi küsimused. Üks oli väga loaded question. See, kas sa oled elus midagi halba teinud? Ma ütleks, see oli otseselt halb. See oli midagi, mida ma kättemaksuks tegin. Kui ma sain teada, mis üks mu eksidest mulle kunagi tegi, siis tal oli lootus, et ma võtan ta tagasi. Ja minu peas oli täpselt see, et 80% ma ei võta, 20% oli võib-olla lootus, et 80% ma ei võta. Aga ma ütlesin talle, et ma usun, et sa võtad ma ainult, et ma usun, et sa oled muutunud ainult siis, kui sa teed mu jaoks midagi. Ta oli mingi, mida, ükskõik mida. Davai, ütleme, teeme tatoveeringut ja sa ribide peale tatoveerid Always and Forever. Ja tüüp tegi seda. Ja ma pakun, et nädal hiljem ma jätsin maha ta. See oli siuke, et mu peas ma teadsin, et this ain't gonna work anyways. Aga võt, käi nüüd siukse asjaga terve elu ringi. Ja nüüd, kui tagantjärgi mõtlen, siis nagu jaa, see on õel, aga samas kas see on õel? I don't know. Siuke kahe otsaga asi. Ma ei sundinud, ise ta tegi, nii et samas ei ole õel, aga samas, et ma siukse ultimaatumi andsin, võib-olla tsipakene. Nii. Ripsud peale ma kasutan House of Lashes Siren Double Rips Made. Need on sellised. Ma käisin eile just meigikoolitusel ka ja seal räägiti, et selle suve nii-öelda trendid ongi siuke graafiline liner eri värvidega. Hästi naturaalne, aga flawless nahk. Ja huultega võid ka põhimõtteliselt ükskõik mida teha. Kui dope. So cute, so funky, so fresh. Lifehack, kui sul läheb ripsmeduš silmalau peale, siis ära hakka seda kohe ära nühkima. Lase seal täiesti ära kuivada. Nüüd, kui see on ära kuivanud, siis võta kas näpu, vatitiku, pintsli või isegi kulmukammimisharjaga ja lihtsalt tõmba ära see kuivanud ripsmeduš sealt. Ja ta tuleb niimoodi ära, et ta ei tõmba sul midagi laiali. Et tuleb nagu tükkidena küljest ära. 2 küsimust ongi tegelikult ainult jäänud. Ühele ma ütlesin, et ma ei vasta enam kunagi, sest et see ei ole kellegi asi, aga seda ma nägin, küsis väga noor tüdruk. Ja selleks oli, kui vanalt kaotasid süütuse. Ja siinkohal ma tahangi kohe öelda, sellel ei ole nagu õiget või valet vanust, millest kaotad. Mina olin suhteliselt hilises eas, ma olin 20 just saanud. Kui sa tunned, et sa ei ole valmis ja keegi sind surub, ära tee seda, kui sa tunned, et sa oled valmis, et ei ole, kas sa oled siis 15 või 39, tee siis, kui sina oled valmis selleks. Hetk peab õige olema. Ma ütleks, et mul isegi tollel ajal veel ei olnud
ma ei olnud tegelikult veel valmis, ei olnud inimene, kellel ma seda oleks tahtnud teha. Aga elu läks lihtsalt nii ja ma mõtlesin, ma tundsin ka survet, sest ma olin juba 20. Et tagantjärgi mõeldes lihtsalt mine eluga rahulikult kaasa, ära tee midagi sellepärast keegi ütleb, kui sa seda ei tee, siis ma jätan maha või oh my god, sa ei oleks ta veel teinud või sa oled mingi luuser või. Oma tunde järgi sina tead oma keha kõige paremini, sina tead, mis sulle meeldib kõige paremini. Ja kui sa ei ole valmis, siis sa ei ole valmis. Ja mitte keegi ei saa sind enne takka rutata, kui sa ise ei taha. Okei, silmad on valmis, ma silmad alla ei panegi midagi. Teeme huuled ja vastan viimasele küsimusele. Viimane küsimus on, mis on mu olulisim eesmärk sellel aastal? Ja ma arvan, et see on tööalaselt kuidagi rohkem kasvatada oma audientsi, eriti TikTokis. TikTok on mu uueks hobiks saanud ja just ingliskeelse fanbase'i kasvatamist, sest ma olen hakanud TikTokis tegema ingliskeeles ideed. Sest ja eesti keeles on tore ja mida kõike, aga sa saad ainult nii kaugele kasvada. Tore, et ma isegi ei jõudnud põhimõtteliselt 2 lonksu kogu video peale, et Sipsi, get ready with me. Aga ma väga loodan, et küsimused meeldisid, et make meeldib. Ma olen obsessed. Obsessed on isegi lihtsalt öeldud. Ma olen over the moon. Ma olen nii happy. Mulle nii meeldib. Ja kui sulle ka, kui sa tahad teada, mis mõni asi oli, mida ma kasutasin, siis kirjutasid kommentaarides küsi. Ja that's that. Lähme paneme pidu. Let's get it. Aitäh vaatamast. Aitäh, et jätkuvalt supportite mind. Palun pange videole like, kui meeldis, subscribe'ige, kui tahate tagasi tulla ja veel midagi ägedat näha. Ja näeme juba järgmises videos.